Tänu Jumalale tema sõna eest, et meil on võimalus õppida ja seda praktikasse panna ja seeläbi oma elusid muuta. Ja tänu Jumalale selle eest, et meid on asetatud tema armsa poja riiki, me oleme tema lapsed. See tähendab, et me kuulume Jumala majapidamisse, see tähendab, et me kuulume usu majapidamisse. Amen. Ja sinna kuulub veel mitmeid asju, aga sinna ei kuulu ei hirm ega mure ega kahtlus ega ärevus. Need sinna ei kuulu. Ja kui me kogeme, et need tahaksid justkui meie ellu tungida, siis me seisame neile vastu kindlalt Jumala sõnaga. Sellised asjad nagu hirm ja ärevus võivad olla igapäevased asjad maailmas. Ja nad võivad olla nende inimeste jaoks isegi normaalsed. Ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis me võime võtta selle suhtumise üle. Et mure on justkui tavaline asi või ärevus või hirm. Aga need ei kuulu usklikku ellu ja see tähendab, et kõik, mis tahab võõrast majapidamisest meie ellu tulla, siis me ütleme, et sa ei kuulu siia. Me ei kohtle muret kui oma pereliiget, me ei kohtle hirmu kui oma pereliiget, ega ärevust, ega hirmu, paanikat ega depressiooni ka ei kohtle kui oma pereliiget. Ja me ise ei otsi ka asja sinna majja või majapidamisse, eks ju. Et me oleme ikkagi usu majapidamises ja elame seal Jumala lastena. Just. Ja me peame ära tundma, mis ei kuulu meie majapidamisse ja seisma sellele vastu. Kuidas me seisame vastu? Meile on antud sõna, aga meile on antud meelevald, vaimu on kantud, aga meile on antud meelevald ja meelevalda peame kasutama iga päev, sest see on meile antud kasutamiseks. Me ei peaks ootama, et valed asjad meie elus meid justkui rööbastelt maha ajavad, enne kui me nende vastu välja astume. Peaksime eos juba kasutama enda meelevalda. Et kui on väike mure, et me kasutame eos meelevalda, mitte ei lase sellel väga suureks ja võimsaks paisuda. See tähendab, usuelu on ka vastuseismine. Mitte seetõttu, et ma tunnen, et minust üle sõidetakse, vaid seetõttu, et ma ei lase valesid asju enda mõtetesse ja oma ellu. Et tihti inimesed kipuvad pigem seda tegema, et kui on vale asi mu ellu tulnud, siis ma hakkan seda välja ajama. Ma ajan mõtte välja või vale asja, mis iganes mu ellu on tulnud, mis ei kuulu minu ellu, mure, ärevus, depressioon, vale mõte, ja siis ma hakkan seda välja ajama. Meelevald on selleks ka, aga palju parem on kasutada meelevalda ennetavalt enne, et ma ei lasegi seda valet asja enda ellu sisse. Meil on vaja õppida ka rääkima oma meelega ja oma mõistusega. Ütlema usus, et meel, sa oled rahulik. Ma ei luba seda mõtet oma ellu. Sa ei torma ringi mu mõte. Vaid ma võtan selle Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Sest mõistlik meel toimub usu läbi. Aga nii huvitav on see, et iga kord, kui ma ette valmistan mingisuguseks järgmiseks selleks siin koosolekuks, siis juhtub, et mul tuleb enda näide. See on see minu õppimise protsess on see. Et täpselt samamoodi, ma olen küll need läbi kuulanud ja nüüd uuesti töötan ja kuulan, on see minu ülesanne, on täpselt samamoodi kuulata seda ja panna see praktikasse. Täpselt samamoodi, ma räägin kogu aeg endale ka, et ma siin õpin ja siis tuleb see praktiline osa minul. See on nüüd näide, kuidas võib-olla, ma toon näite ära. Ja siis ma ütlen, et oleks pidanud teistmoodi käituma. Oli see, et ma parandasin meelt, ma ütlen ette ära, üks öö magada ei saanud. Ja siis hommikul, mul oli tegelikult terve päev, üsna kehv olla. Mul oli meeletult unine,
ja teiseks oli mingisugune raskus. Ja nüüd ma ütlen, ma kasutan meelega teatud sõnu. Ma ütlen, et hommikul mul ei olnud tunnet, et ma tahan valedele mõtetele vastu seista. Mul tulid teatud valed mõtted, niisugune pettumus ja niisugune nagu natukene nagu kibedus või niisugune. Mul ei olnud tunnet, et ma tahan neile vastu seista. Siis mul ei olnud tunnet, et ma tahan rõõmus olla. Ma tean, mida Jumala sõna ütleb. Rõõm issandas on mulle kindlaks linnaks. Tema on minu tugevus. Rõõm on minu tugevus. Ma olin tol hetkel nõrk, aga mul ei olnud tunnet, et ma tahan. Mõnikord on väga magus valesti mõelda, sest et nagu minu olukorras ma olin vähe maganud. Mul ei olnud tunnet õigesti mõelda. Ma tahtsin kedrata niimoodi, et ma olen väsinud, mul ei ole jõudu tööle minna või siis tuli üldse niisugune tunne, et lööks üldse käega, sest mul oli kohe, see tuli, ma olin nõrk ja kurat kasutas seda ära. Aga kas Jumala sõna ei toiminud tol hetkel? Ikka toimis. Mina ei rakendanud usu läbi. Ma ei võtnud oma mõtteid, ma tundsin ära ja see näitabki seda, tegelikult see oli minu jaoks õppetund. See näitab seda, et ma võin ära tunda isegi vale mõtte, mis mulle tuleb. Aga sellest ei piisa, ma pean vastu seisma. Ükskõik, mis on olukord või ükskõik, mis on tunne. Ma pean vastu seisma ja viima vaimu ja meele kooskõlla, sest ma teadsin Jumala sõna. Aga ma meelega kasutasin sõna, mul ei ole tunnet. Kas me teeme tunnetest lähtuvalt oma otsuseid? Ei tee, parandasin meelt. Hiljem muidugi. Oleks pidanud kohe paranda meelt, aga mul ei olnud tunnet, eks ju. See on minu õppetund samamoodi, et mitte see, et ma lähtun oma tunnetest, vaid ma lähtun Jumala sõnast ja rakendan sõna ükskõik, mis on olukord. Kas siis, kui mul ei ole tunnet, siis mõtlesin, Jumal on andeks, et ma käitusin valesti. Ma oleks pidanud rakendama, sest ma tean, mida sinu sõna ütleb. Et rõõm issandas on igas olukorras minu tugevus, kas siis, kui mul tunnet ei ole. Ja tema sõna läbi tuleb ju taastamine, tema sõna läbi kosutatakse minu hinge, mitte minu tunnete läbi. Mõnikord me otsime vastuseid tunnetes ja see oligi see, mis pani mind valesti tegelikult käituma. See, et ma lähtusin tundest, mis tegelikult valetas. Või tol hetkel mulle tundus, et see on õige. Aga tegelikult on Jumala sõna õige. Jumala sõnas on tugevus ja ma pean koostööd tegema tema sõnaga, et saada seda tugevust ja seisma vastu ja teine asi, keera tähelepanu ära sellelt. Keera tähelepanu ära, et ma väsinud olen. Ma saan aru, ma tunnen nii. Aga Jumala sõna on tõde. Ja selle läbi ma oleksin kosutanud enda hinge kiiremini, kui ma seda tegin. Nii et õppetund. Aga Jumala majapidamisse kuulub ka teatud sisustus. Nagu ma ütlesin, hirm sinna ei kuulu. Aga sinna kuulub tervis, rõõm, rahu. Need on osad, mis kuuluvad sinna usu majapidamisse, kus meie elame. Ja vale mõtlemine on meie vaenlane, sest ta tahab meid eemale viia sealt mõistlikust meelest või rahulikust meelest. Aga me peame meeles hoidma, et meie meel on meie kontrolli all, isegi siis, kui kurat tuleb soovitama valesid mõtteid, nii nagu minul oli. Ta tuli soovitas teatud mõtteid, ma tundsin ära nad, aga ma kogesin, ma olen passiivne, sest mul on õigus valesti mõelda. See oli see, mida ma tundsin, mul on õigus. Tegelikult ei ole, ma ise hävitan ennast, sest kurat tuleb selleks, et hävitada, tappa ja hukata. Aga ta ei saanud sundida mind neid mõtteid vastu võtma. Tegelikult ma lükkasin need kõrvale, teatud mõtted ma lükkasin kõrvale. Aga ma oleks pidanud ka tähelepanu ära võtma ja tunnistama Jumala sõna hoopis selle asemel, eks. Et ta ei saa sundida mõtlema mind valesti. Ta ei saa sundida. Minul on kontroll oma mõtete üle, nii nagu mul oli ja mul oli valik. Tahaks tuua, ma korra tõin meditsiini ja arstiabi, aga see on paar huvitavat mõtet, miks ma selle juurde tagasi tulen. See, et arstiabi on meie aitamiseks, meditsiin on meie aitamiseks ja kui meil on vaja ravimit võtta, on see täiesti okei. Jumal ei pahanda selle peale, kui me ravimit võtame. Aga meil on vaja samal ajal oma usku toita, usku kasvatada ja usku rakendada samal ajal. Mõnikord on olukorrad,
kus ütleme, on vaja teha seda ravimi võtmist, aga me peaksime mõtlema sellele, et kui on mingi haigusseisund meil endal või ütleme, millega me oleme harjunud juba, siis tegelikult kristlasena me ei peaks harjuma mitte mingi haigusseisundiga, sest see ei kuulu meie ellu. Või siis meie ümber on näiteks ka praegusel hooajal, võib-olla inimesed võtavad, et on gripihooaeg, see on normaalne. Ma aktsepteerin seda. Aga me ei peaks lubama seda enda ellu, me ei peaks tolereerima seda, vaid tegelikult vastu seisma. Ära sea seda, mida meditsiin ütleb, üle Jumala sõna. Arstid võivad ütelda, mis on justkui loomulik või mis oleks loomulik, aga Jumala sõna ütleb, et Jeesuse vermete läbi ma olen terve ja mulle kuulub tervis. Aga miks on vaja usku kasvatada sellel ajal, näiteks kui ma ravimeid võtan, või miks oleks vaja usku rakendada, on see, et sellega me anname loa Jumalale enda aidata nii, nagu tema saab ja tahab aidata, kui me rakendame oma usku. Ta saab hoida ja selle läbi vabastada oma väge meie hüvanguks ja heaks. Kui me kasutame usku, siis meie usk ka kasvab. Aga kui me ei kasuta usku, siis ühest küljest me usk ei kasva, aga me hoiame ka Jumalale ukse kinni, sest ta ei saa siis aidata meid nii, nagu ta tahaks. Usu kaudu me anname loa talle ennast aidata. Ja kui me ei rakenda usku, siis me ei anna Jumalale seda luba. Aga mis teeb meid meelepäraseks, on usk. Usu kasutamine teeb meid Jumalale meelepäraseks, on nii. Me kõik oleme vaimselt erineval tasemel. Ja see on ka üks asi, et mõnikord võib mõttesse tulla, et justkui natukene nagu siuke mentaliteet, et ma kas piitsutan või nüpeldan ennast, et ma tahaksin olla kaugemale. Aga seda ei maksa teha, et me saame olla Jumalale meelepärased just selles kohas, kus me praegu oleme ja selle usu mõõdu juures, kus me praegu oleme. Meie eesmärk on usku kasvatada, alati seda rakendada, aga mitte süüdi tunda, et minu usumõõt ei ole suurem. Sest Jumal juhib meid ja töötab meiega vastavalt meie tänasele usumõõdule. Me peaksime jälgima rahu enda sees, kui me midagi otsustame. Kui ma räägin ka seoses nüüd arstiabist ja kui ma ütlen, et kui ma ravimiga seoses või ravimi võtmise ajal rakendan usku, et mida see tähendab, kui ma rakendan usku? Kuidas see välja näeb? See näeb välja nii, et ma räägin välja aktiivselt usku. Mitte lihtsalt ei loe, vaid ma räägin ja tunnistan välja seda. Mõnikord võib olla see, et kui inimene on jõudnud näiteks arsti juurde ja arst soovitab operatsiooni ja inimene ütleb, et ma ei taha seda, siis mitte tahtmine ei tähenda usku. See, kui me midagi ei taha, ei tähenda, et meil on usk. Kui me midagi teha ei taha, siis me peaksime järgima seda, kas meil on usku selle mitte tegemiseks. See on jälle see rahuprintsiip. Et kui mul on rahu näiteks mitte teha, Jumala vaim juhib mind, siis on see õige. Aga kui mul ei ole südames rahu, näiteks loobuda operatsioonist, siis ma ei peaks seda tegema, vaid ma kasvatan usku ja Jumala vaim juhib mind. See mõte on see, et mitte millegi tahtmine ei tähenda usku. Kui me järgime oma vaimu, siis me saame kätte oma parima, sest püha vaim elab meie sees ja püha vaim õpetab meid, lähtudes meie usumõõdust.
see on see, et mõnikord võib juhtuda see, et kui ma ei taha midagi ja ma ise oma peaga otsustan, tegelikult nende otsuste juures me ei ole mitte kunagi üksi. Tegelikult on püha vaimu abi alati meiega koos, meie juures. Ja kui ma otsustan midagi ja ütlen selle peale, et Jumal ütles, ma ei peaks seda tegema, kui ma ise otsustan. Teine asi on see, kui püha vaim juhib mind. Aga kui ma ise oma peaga otsustan ja pärast annan selle Jumala juhtimise sildi, seda võib juhtuda. Kui ma südames, mitte südames, aga kui ma tõesti ei taha näiteks operatsiooni või mingit ravi alustada, mida mulle vaja oleks, ma lihtsalt ei taha, sest ma kardan, et kui ma seda teen, mul ei ole usku. Aga see ei ole, sinna vahel ei saa võrdusmärki panna. Samal ajal, kui ma alustan ravi või lähen operatsioonile, ma kasutan või kasvatan oma usku. Ma toidan seda, ma toitun Jumala sõnast, ma kasvatan usku, ma rakendan usku. Kuni Jumala vaim juhib, võib-olla midagi muud tegema. Aga ta lähtub meie usumõõdust. See on see, mida mul on rahu teha. Mille tegemiseks mul on rahu ja kui mul on millegi tegemiseks, mul rahu ära kaob, siis ma ei tohiks seda teha. Järelikult mu usumõõt ei ole seal, sest mis näitab seda, et ma oma usumõõdus olen, on see, et minus on rõõm ja rahu. Kui ma lähen rõõmust ja rahust välja, siis see näitab, et ma enam ei ole oma usumõõdus. Nii et selgus, mida me vajame, on rahus. Et me peaksime jälgima rahu, mis on meie südames. Mõnikord satuvad inimesed põnevile sellest, et Jumala sõna ütleb ju tegelikult, Jumala täistahe on, et me käiksime tervises, et me ei vajaks operatsioone ega asju. Ja nad võivad sattuda väga põnevile sellest ja rääkida, et nii Jumala sõna ütleb naa. Aga kui meil ei ole rahu mingist ravist loobuda, siis me peaksime seda ravi tegema. Samal ajal toites usku ja kuulates Jumala vaimu juhtimist. Hirm on vaim. Muide, hirm ei voola ainult hirmuna, et ta avaldub erineval moel. Et kuidas hirmu vaim on nii mure taga. Et kui me nimetame, et on hirmu vaim, siis nii mure, depressioon, kahtlus, rõhumine, paanika, ärevus, need on kõik kantud samast vaimust. Ja see hirm tekitab emotsioone ja tundeid. Aga mis on hea, meil on meelevald vaimude üle. Meil on meelevald hirmu üle. Ja me peame ise otsustama, et me ei talu enda elus seda, mis sinna ei kuulu. Hirm ei kuulu usumajapidamisse ja me peame ise otsustama, et me seda enam ei talu. Ja kui me otsustame, et me midagi enam ei talu ja seisame vastu kuradile, siis me peame seda ka välja ütlema sõnadena. Me ei võta seda vastu, ma ei võta vastu hirmu Jeesuse nimel, ma ei luba enda ellu seda muret, ma ei luba ärevust enda ellu. Ma ei luba mitte mingit muud liiki olekut kui mõistlikku meelt. Ja rakendan selle usu läbi. Meil on vaja saada oskuslikuks mõtteelus. See näide näitas nii ehedalt tegelikult. Meil on vaja saada oskuslikuks, sest me võime triivida vale mõtte najal kuhu iganes, käituma valesti, uskuma valesti, rääkima valesti. Seetõttu ma ei saa ju vastu võtta ka seda õnnistust, mis Jumalal minu jaoks on. Tema ütleb, rõõm on minu jaoks, aga mina olen kui, ma ei tea kes, torisen ja pahandan seal. Samal ajal, kui Jumal ütleb, et ta rõõmuvool on siin. Võta, minu sõna on siin, rõõmutse, issandas.
kuidas me saame või miks me saame oma mõtteelus olla oskuslikud, on siis, kui me oleme osavad Jumala sõnaga. Meil on teadmisi Jumala sõnast, me räägime, me tunnistame seda. Aga vale mõtlemine toob takistusi nende õnnistuste voolamisel meie ellu. Mitte Jumalas ei ole küsimus, vaid selles, kui me ei mõtle kooskõlas Jumala sõnaga, nii nagu minul juhtus. Kui me ei mõtle, kui ma ei mõelnud kooskõlas Jumala sõnaga, tol hetkel ei voolanud minust mingit rõõmu. Aga me ei pea üksi, me ei ole üksi selles meele uuendamise protsessis. Tegelikult on meil abi ja meil on kohalolev abi kogu aeg. Püha vaim on meis. Jumala arm on abiks meile selles protsessis. Me ei ole ammu vaadanud 2. Timoteuse 1:7. mis ütleb, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Ta ütleb, et meile on antud väe vaim. Mis on selles väes? Meelevald on selles väes. Meile on antud meelevald. Väevaim, meil on meelevald antud seista vastu hirmule. Me ei pea taluma kübetki hirmu enda elus. Me ei pea olema piinatud hirmu poolt või rõhutud mingilgi määral ja seotud hirmu poolt. Sest meil on see meelevald meie käsutada 24 tundi ööpäevas, kogu aeg. Ja tegelikult mõnikord on see, et inimesed istuvad ja ootavad mingisugune mure või mingisugune probleem on nende peas ja nad ütlevad, Jumal, tegutse, Jumal, tule aita. Ja Jumal ütleb, et ma olen aidanud juba. Ma olen andnud oma meelevalla teile. Kasuta meelevalda ja me ei pea ootama, et Jumal ise ilmuks meie juurde või et pastor tuleks kohale või kaaskristlane tuleks meie kõrvale tegelema meie hirmuga, meie ärevusega või meie murega, sest Jumal on andnud selle meelevalla sulle, ta on andnud selle mulle ja me seisame ise selle oma meelevallaga sellele raskusele vastu. Ja see läheb minema, see põgeneb, sest et Jeesuse nimi on üle iga nime. Üle iga nime. Ja see on olnud Jumala headus ja tarkus, et on andnud meile selle meelevalla, mida tunneb ka taevas. Selle sama meelevalla. Ja see, millele sa vastu seisad, selle sama meelevallaga, mis meil on antud, see ei saa luba jääda, aga see, millele me vastu ei seisa, kui me ei seisa vastu hirmule, ta saab loa jääda. Sellega me anname talle loa. Et kui on probleemiks mingi ärevus, mingi mure, kahtlus, siis tuleb vastu seista sellele meelevallaga, mis on meile antud. Mitte lubada sellel jääda. Me ei tohiks tolereerida, me ei tohiks leppida sellega enda elus. Mõnikord kipume võib-olla leppima. See tundub normaalne. Maailmas on normaalne tunda ärevust, tunda muret, hindade pärast, elatuse pärast, majanduse pärast, sõjalise olukorra pärast. See on normaalne nendele muretseda, ärevust tunda. Aga kristlaste jaoks ei peaks olema normaalne. Meil on antud meelevald, meil on antud väevaim, meil on antud mõistlik meel. Kui sa näitad Jumalale, et sa ei talu enda elus mingeid asju, mis sinna ei kuulu, siis sa näitad välja igatsust ja nälga teadmiste järele. Ja Jumal annab need. Kurat ei taha, et sa kasutaksid seda meelevalda. Miks ta ei taha? Sest kui sa kasutad meelevalda, siis ta peab põgenema, kui sa seisad talle vastu. Aga kas ta tahab põgeneda? Ta ei taha põgeneda, sellepärast, et siis ta saab olla kauem meie elus, kauem hävitada, kauem tappa, kauem valetada,
kauem petta. ei peaks laskma seda teha tal. Ja mõnikord ta võib seada kahtluse alla, et sinu meelevald ei tööta või Jumala sõna ei tööta. Siis me ei usu seda, sest see alati töötab. Ja kui juhtub või toimib või niisugune tunne on, et see ei toimi, see on viga, on meis midagi. Sest meelevald töötab alati, Jumala sõna töötab alati. Siis me peame ise küsima, kus me oleme mingisuguse vea teinud või kus me oleme mööda pannud. Aga mida me teeme siis, kui me oleme oma vajadust adresseerinud, me oleme rääkinud oma vajadusele ja siis tekib see ajavahemik, kuni siis see vajadus saab täidetud või ilmuvad siia füüsilisse maailma. Mida me sel ajal teeme? Kiidame. Just. Kiidame Jumalat sellel perioodil, kui me nii-öelda seda vastust ootame. Kuidas me usku vabastame? Usku vabastame Jumala sõna tunnistades, rääkides ja Jumalat kiites, tänades. Me jätkuvalt vabastame usku. Tegelikult me vabastame usu, siis kui me tunnistame Jumala sõna, eks ju, ka palves me vabastame usu, me kasutame meelevalda, kui meil on mingi olukord, mille üle me peame meelevalla võtma, eks. Ja siis me vabastame kiites ja tänades, me vabastame jätkuvat usku. Kenneth Copeland on öelnud, kui sa palvetad, haarad sa asjadest kinni. Kui sa tänad ja kiidad, siis sa võidad lahinguid. Mõnikord inimesed ootavad, et lahingud peatuksid. Aga lahing ootab, et sa tänaksid ja kiidaksid, et see lahing minema juhtida, et see võita. Kui sa saad sõnast ilmutuse, siis on oluline olla sõna tegija ja seda rakendada kohe. Sest et muidu võib juhtuda see, et meie enda loogiline arutlus võib selle nii-öelda kehtetuks muuta, tühistada. Ma vaatan, mul on üks näide. Ma vaatan, kas ta tuleb mul siin. Natukese aja pärast tuleb üks näide. Enne kui võit, siin on hea koht, see oli hea koht, millest ma nüüd räägin. Olla sõna tegija, olla kiitja, eks ju. Nii me vabastame usku. Aga mis võib juhtuda on see, et me hakkame mõtlema mingi asja peale, mis asi see on, mille peale me hakkame mõnikord mõtlema, kui me oleme palvetanud, kui me oleme meelevalda kasutanud, aga veel ei ole tulemusi näha olnud. Siis me hakkame mõnikord mõtlema aja peale. Aga usk ei ole kella jälgija. Usk ei ole kalendri vaataja. Usk on kiitja. Et me ei pööra Jumalalt tähelepanu kella peale ega tee mingisuguseid ettekirjutusi, et mis kellaks minu usk peaks realiseeruma või me ei vaata ka kalendris, et mitme päeva pärast see peaks avalduma. Usk ei vaata aega. Ja seda on minu arust nii oluline meeles hoida, et usk ei vaata ei kalendrit ega kella, vaid ta vaatab Jumalat ja Jumala sõna ja on hõivatud Jumala sõnaga. Ja küps või osav usk ei mõõda väliseid olukordi, mis mõnikord kipub juhtuma siis, kui meie usk ei ole eriti osav. Me hakkame vaatama sellel vahepealsel ajal olukordi, no kas on muutus toimunud või ei ole muutus toimunud. Aga sellega me näitame Jumalale, et meie usk ei ole veel väga osav, kui me pöörame tähelepanu olukordadele ja välistele olukordadele just. Ja kui me meel on hõivatud, siis sellega, kas see muutus nüüd on leidnud aset või ei ole, et ma vaatan seda olukorda, mu meel on hõivatud, mu mõtted on hõivatud sellega. Ei, ma kiidan Jumalat sellel ajal. Ma vaatan Jumala peale, ma ei vaata aja peale ega välistele olukordadele. Siin oli hea näide.
see on sellest, ma loodan, et ma õigesti hääldan, Norvel Hayes on üks piibliõpetaja ja Nancy Dufresne rääkis tema tütre loo, mis kinnitab siis seda, et kui me igatseme ja januneme teadmisi, siis Jumal annab need. Jumal annab meile ilmutuse ja me peame seda ilmutust siis kohe rakendama, panema praktikasse, ehk siis mitte olema ainult sõna imetleja, vaid ka sõna tegija. Siis see on näide sellest, kuidas sellel vahepealsel ajal, kui me ootame vastust, ei tohi lasta olukordadel ennast heidutada ja sõnast kõrvale mõjutada, vaid me hoiame fookuse Jumala sõnal ja tema kiitmisel. Lugu on siis see, et Norveli tütrel olid, ma ei saanud täpselt aru, aga mingid moodustised käe peal. Käed olid täis. Neid, mis iganes asjad, on need tüükad või mingid näsad või mingid asjad, nad olid seal. Ja tema siis, tal ei olnud täit õpetust meelevallast tol hetkel Norvelil, sest et tema läks Jumala juurde ja ütles, Jumal, võta midagi ette sellega, sest ma ei taha, et mu tütre käed sellised on, tee midagi ja ta käis ja käis ja käis. Selles mõttes tema süda oli seal, et ta tahtis muutust, ta ei leppinud oma lapse elus selle olukorraga ja ta tahtis muutust. Ta ütles, et mul on kõrini sellest, ma ei ole nõus sellega, aga ta ei osanud teistmoodi, vaid ta läks Jumala juurde ja ütles, et tee midagi. Ja siis olevat tema oma kodus ringi käinud, astunud ühe sammu enda kodus ja teise sammu juba taevas. Jeesus võttis ta enda juurde, et teda õpetada siis. Ja ütles, et kaua sa kannatad neid asju oma tütre kätel. Norvel olevat öelnud, et aga ma ei kannatagi ju, ma ju kogu aeg ütlengi, et tee midagi. Ma ei taha neid sinna. Ja Jeesus ütles, et ma olen kõik teinud juba. Ma olen meelevalla sulle andnud. Ja ta õpetas siis, kuidas meelevalda kasutada, kuidas neid käskida ära minna, sest et tervis juba kuulub meile. Me ei pea seda kunagi saavutama, vaid see kuulub meile juba. Ja see on see olukord, kus mõnikord on meelevalla rakendamine võib-olla ebamugav. Sest kui Norvel tagasi, ütleme, oma kodus oli, siis tema tütrel oli sõber külas just nimelt tol hetkel, aga ta pidi kohe rakendama seda teadmist, et see ei saaks justkui ära pühitud tema peast või tühistatud. Ja siis ta mõtles, et kuidas ma lähen sinna, et see peavad imelikuks mind ja see nagu ei sobiks, aga ta tegi otsuse, et ta läheb. Ja ta läks tütre ruumi, ta pani käed peale, käskis nendel asjadel kaduda, mis seal oli, võttis meelevalla, palvetas ja kui ta palvetas, olid käed täiesti täis jätkuvalt. Mitte midagi muutunud hetkel, aga ta hakkas kiitma Jumalat selle eest. Ta teadis, et ta laps on terve. Ta teadis seda. Ta tänas Jumalat sellel vahepealsel ajal. Ja kas teate, kui pikk see vahepealne aeg oli? See ei olnud üks päev. See ei olnudki isegi nädal. See oli 40 päeva. Ja ta kogu aeg nägi tütrel neid asju kätel. Ja ta ei lasknud mõjutada ennast sellest, mida ta nägi, vaid ta tänas Jumalat siiras südames, et tema tütar on terve ja tal on palve vastus käes sellel hetkel, kui ta käed peale pani ja ta ei pannud rohkem käsi peale. See üks kord, ta pani käed peale, võttis meelevallad, ütles sel hetkel, kui ta kasutas Jeesuse nime, need kadusid. Need veel ei olnud avaldunud füüsilises maailmas ja ta nii kaua tänas Jumalat iga päev. See ei ole ka niimoodi, et ma tänan siis, kui meelde tuleb korra nädalas või. See on aktiivne tänu. Ja ühel päeval, kui tütar tal oma riidekappi koristas, siis ta võttis need poodilt riidepuid ja pani kappi. Käed olid täis. Ta võttis ja pani kappi. Käed olid täis. Ta võttis, käed olid täis, pani kappi. Käed olid puhtad. Tol hetkel. Ja tüdruk karjatas, sest et see oli šokk tema jaoks. Ta ütles appi, mis juhtus, eks ju. Norvel tuli sinna, ütles tänu Jumalale. 40 päeva. Ta oli ustav Jumalat kiitma. Aga see toimus sel samal sekundil. Ta võttis riided, oli käed täis, ta riputas, käed olid puhtad. Täielikult puhtad. Et see näitab, et me peaksime olema kindlad
usus, sest usk on kindel veendumus. Meil on vaja ka julget usku, Jumala moodi usk on julge. Ja meil on vaja õppida ka meelevalda julgelt kasutama. Sest kui meil on mingi nõrkus, siis kurat tunneb ära selle. Nõrkusel on hääl, nii nagu julgusel on. Kuidas meie nõrkus avaldub? Siis kui me kahtleme oma usus, kahtleme oma meelevallas. Kas see ikka toimis? Näed, ma 20 päeva tagasi palusin. Mitte midagi pole juhtunud. Ei. Me ei vaata kalendritega aega, vaid püsime kindlad Jumala sõnal ja täname Jumalat. Ja püsime selles, sest Jumal on andnud meile väe, ta on andnud meelevalla, armastuse ja mõistliku meele. Ja miks ta pakub meile mõistlikku meelt? Sest selline meel teeb temaga koostööd. Selline meel teeb temaga koostööd. Kahtlev meel ei tee Jumalaga koostööd. Kahtlev meel võtab vastu vale mõtlemise. Ja siis tekibki see mõnikord küsimus, miks siis halvad asjad juhtuvad headele inimestele. Just kui ülekohus, aga head inimesed teevad valesid otsuseid. Miks nad teevad valesid otsuseid? Vale mõtlemise pärast. Kui me treenime või arendame oma usku, siis saab Jumala vägi loa meid hoida. Jumal on andnud meile mõistliku meele selleks, et me ei satuks igasugusesse jamasse, et hoida meid hädade eest. Jumal taastab meid oma sõna läbi õigesse mõtlemise. Kui juhtub, et me oleme sellest kuidagi moodi ära triivinud, siis Jumala sõnast toitumine, Jumala sõna üle mediteerimine on see, mis taastab meid sinna tema mõtlemisse, tema mõtteviisi, toob tagasi tema mõtteviisi juurde. Ja kui me toitume tema sõnast ja kui me oleme sõna tegijad, siis me teeme koostööd Jumala sõnaga ja Jumalaga. 3. Johannes 1:2. 3. Johannese 1:2 ütleb, armas, soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. See väljendab igatsust, armas, ma soovin. See näitab, et tegelikult Püha Vaim on kirjutanud selle inimese läbi seda, et Jumala igatsus on, et me käsi hästi käiks. Et me oleksime jõukad ja me oleksime terved. See on Jumala soov meie jaoks, et me edeneksime. Mõnikord kristlased proovivad saada nii-öelda jõukust ja tervist lahus hinge edenemisest või meelte uuendamisest. Aga see on seotud. Meie jõukus ja meie tervis on seotud meie hinge edenemisega, meie hinge arenguga, meie meelte uuendamise protsessiga. See on seotud. Seega, kui on tundub, et me vajaksime natukene edenemist jõukuses või tervises, see tähendab, et meil on vaja selles valdkonnas oma meeli rohkem uuendada, sest siin on öeldud, ma soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve nõnda, nagu su hingegi lugu on hea. Jumal pole huvitatud üksnes meie finantsilisest edust, jõukusest, vaid ta ehitab inimest tervikuna, tervitab oma sõna läbi seda, ehitab meid oma sõna läbi seestpoolt väljapoole. Et mõnikord see võibki olla just vastupidi, mida inimesed tahavad. Et me tahame jõukust ja tervist. Me vitsi väga selle meeleuuendamise teemaga tegeleda, eks ju. Aga tegelikult on nii, et kõigepealt me hing edeneb. Me uuendame oma meeli. Me viime kooskõlla oma mõtlemise Jumala sõnaga. Ja siis tuleb see jõukus ja tervise teema, sest siis me oleme vastuvõtlikud. Me saame vastu võtta
õigesti, kui me mõtleme õigesti, siis me usume õigesti, räägime õigesti, käitume õigesti ja me võtame vastu õiged asjad, me võtame õigesti vastu neid asju, mida Jumal on meile juba valmis pannud. Oluline on Jumala sõna õpetamine, aga Jumala sõna õpetamine iseenesest ei uuenda meie meeli. Jumala sõna kuulmine iseenesest ei uuenda meie meeli. Kui ma praegu siin räägin, see tegelikult iseenesest, kui sa seda vastu ei võta ja seda praktikasse ei pane, ei uuenda meeli. Me peame olema sõnategijad, selle sõnumi vastu võtma ja praktikasse panema. Sest kristlase suurim takistus on, mis asi? Uuendamata meel. See on tegelikult suurem takistus, kõige suurem. Ja üks lõpetuseks ma toon välja sellised mõtted, mis on võib-olla ka, mitte võib-olla, vaid ongi tegelikult vale mõtlemine, on see, et kui me oleme uuesti sündinud, see nüüd on õige mõtlemine, kui me oleme uuesti sündinud, siis me oleme sündinud mõistlikusse meelde, me oleme sündinud jõukusesse, me oleme sündinud tervisesse, rõõmu, rahusse. Need on tegelikult meie sünnijärgsed õigused. Nii et vale mõtlemine on see, et ma pean kunagi jõukaks saama või ma pean kunagi terveks saama. Ma olen terve, aga kurat võib rünnata mind haigusega. See tähendab, ma pean oma tervist kaitsma. Kurat tuleb finantsiliselt ründama, aga ma olen sündinud jõukana. Selleks, et ma selles käiksin, pean ma oma meeli uuendama, et see saaks voolata minu elus. Ma pean uuendama ja viima oma mõtted kooskõlla Jumala sõnaga, et ma seda vastu suudaksin võtta ja saaksin võtta. Aga kurat tuleb ründama finantsiliselt ja see on see koht, kus ma pean vastu seisma ja ütlema, ma ei luba enda vara võtta, ma ei luba sind enda ellu. Ja ma seisan vastu talle. See on üks hea näide, kus ühelt juudilt küsiti, et räägi see saladus välja, kuidas sa nii rikas oled. Siis too mees ütles, et ma ei mõista küsimust. No, kuidas sul nii palju, ütleme, finantse on? Kuidas sa nii jõukas oled? Ma ei saa aru. Ma ei saa aru sellest. Mida sa küsid minult? No, kuidas sa oled nii rikkaks saanud? Ütleb, et mis mõttes? Ma olen juut. Ma olen sündinud. Ma olen sündinud juudina. See on sama, kui minult küsida, kuidas sa naiseks said? See on sama hea, ma sündisin, mis küsimus see on? Ma sündisin naisena. Kuidas sa jõukas oled? Ma olen sündinud sinna. Ma olen uuesti sündinud. Mis küsimus see on? Ma olen jõukas. Ma olen terve. Ma olen rõõmus. See on minu sünnijärgne õigus. Kristuses. On see minu sünnijärgne õigus. Seega ma ei palu, et ma jõukaks saan. Ma viin oma mõtted kooskõlla Jumala sõnaga. Tunnistan ja usun ja uuendan oma meeled selles valdkonnas ja kaitsen oma omandit, nii nagu ma kaitsen tervist, nii nagu ma kaitsen rõõmu, rahu. Kõiki neid õnnistusi, mis Jumal on mulle valmis pannud meile kõigile. Ja see ongi see põhjus, miks on vaja uuendada enda meeli, et me oskaksime kaitsta seda, mis meile kuulub. Me ei laseks kuradil ära varastada meie tervist, meie jõukust, meie rahu, meie rõõmu. Nii et me oleme sündinud jõukusesse, me oleme sündinud tervisesse, me oleme sündinud rahusse ja rõõmu. Ja kõigest, mis üritab väita vastupidi, sellest tuleb keelduda. Kuradile tuleb vastu seista oma meelevallaga, mis meile on antud. Ja me peame õppima kaitsma seda, mis sünnijärgselt meile kuulub. Amen.